Lähis-Idas on alanud USA ja Iraani sõja uus faas. President Trump teatas eelmisel päeval, et alates esmaspäevast on Ameerika Ühendriikide merevägi hakanud aitama välisriikide laevadel läbida Hormuzi väina. Ja ta hoiatas, et kui Iraan üritab seda protsessi takistada, kasutavad Ameerika sõjaväelased jõudu. Aga Iraan juba takistab neid katseid. Iraani islaamirevolutsiooni kaardiväe korpus ründas Ameerika sõjalaeva rakettidega ja alustas taas rünnakuid Araabia Ühendemiraatide vastu. Eksperdid on veendunud, et Trump on Iraani ummikseisust väsinud ja tema otsus kõik mängu panna on täiesti mõistetav. Kuid operatsioon, mille ta käskis läbi viia Hormuzi väinas selle olukorra muutmiseks, võib lõpuks viia uue sõjani. See on tõesti õudne. Seda ohtu me selles saates ka analüüsime. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange saatele like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Aga nüüd alustame. Niisiis, Ameerika Ühendriigid alustasid uut sõjalist operatsiooni Iraani vastu. President Trump teatas, et alates esmaspäevast alustasid USA relvajõud operatsiooni Hormuzi väina avamiseks. USA mereväe laevad hakati viima teiste riikide laevu läbi Hormuzi väina. Ja Trump hoiatas, et kui Iraan üritab seda protsessi takistada, kasutavad Ameerika sõjaväelased kindlasti jõudu. See samm, mida Trump nimetas projektiks Vabadus, on tema administratsiooni kõige olulisem samm püüdes taas avada võtmetähtsusega väin alates sellest ajast, kui Iraan selle sõja alguses sulges. Ja kuigi Donald Trump väidab, et see samm on puhtalt humanitaarne, kujutab see endast selget väljakutset USA poolt Teherani katsetele väina kontrollida. Iraani sõjaline vastus võib esile kutsuda vastasseisu või isegi sõja eskaleerumise ja siin on viimased uudised. Ameerika sõjalaev, mis kavatses läbida Hormuzi väina, sattus Iraani vägede tule alla Tšaski sadama lähedal. Sellest teatas esmaspäeval Iraani uudisteagentuur Fars, viidates kohalikele allikatele. Samal ajal, kui te ei usalda Farsi, ütles kõrgetasemeline ametnik Teheranis agentuurile Reuters, et Iraani väed tegid USA laeva suunas hoiatuslasku, et takistada selle sisenemist väina. Kuid kas kahju tekitati, pole selge. Samal ajal lükkas USA relvajõudude keskjuhtkond ümber teate, et Ameerika laev sai raketitabamuse, kuigi rünnakut ennast nad ei eitanud. Iraani riigi televisioon teatas, et Iraani sõjalaevastik takistas USA sõjalaevade sisenemist Hormuzi piirkonda. Agentuur Tasnim edastas anonüümse ametliku allika avalduse, et Teheran on valmis mitte ainult avama tule USA mereväe pihta, vaid vajadusel ka muid stsenaariume käivitama. See tähendab taas naaberriikide ründamist. Samuti teatatakse siin, et Teheran hoiatas eelnevalt, et Ameerika laevad ei üritaks siseneda Hormuzi väina. Lisaks teatas Iraani ühendatud väejuhatuse juht Ali Abdullahi, tsiteerin, oleme korduvalt öelnud, et Hormuzi väina turvalisus on meie kätes ja et laevade ohutu läbipääs peab olema kooskõlastatud meie relvajõududega. Hoiatame, et kõik välisriikide sõjaväelased, eriti agressiivne USA armee, rünnatakse, kui nad üritavad läheneda ja väina siseneda. Ja siin juba USA keskväejuhatus teatas, et uus algatus Hormuzi väinas ei pruugi tingimata hõlmata kaubalaevade saatmist USA mereväe laevadega. Üks ametnikest ütles, et USA mereväe laevad asuvad vahetusläheduses juhuks, kui neil on vaja takistada Iraani sõjaväelaste rünnakuid kaubalaevadele, mis läbivad väina. Ja Donald Trump ise kiirustas juba kinnitama, et see ei ole sõja eskaleerimine, vaid lihtsalt humanitaarprojekt. Järgneb Ameerika presidendi tsitaat. Laevade liikumine on mõeldud ainult selleks, et vabastada inimesed, ettevõtted ja riigid, kes pole absoluutselt midagi halba teinud. Nad on sattunud lihtsalt olukorra ohvriteks. See on humanitaarne žest Ameerika Ühendriikide, Lähis-Ida riikide ja eelkõige Iraani poolt. Me kinnitasime neile riikidele, et saadame nad siia turvalisse kohta, et nad saaksid vabalt ja takistusteta oma tegevust jätkata. Kui sellesse humanitaarsesse protsessi sekkutakse mingil moel, siis kahjuks tuleb sellega tegeleda. Ja pärast seda.
Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et operatsioonis osaleb 15 000 sõjaväelast, üle 100 lennuki, laevad ja droonid. Ja operatsiooni eesmärk on tõepoolest taastada kaubalaevanduse vaba liikumine läbi Hormuzi väina. Ja siin märgin, et 100 kaubalaevad, 1000 meremehed pardal on juba 2 kuud triivinud Pärsia lahes, ilma võimaluseta läbida Hormuzi väina, mille Iraan on sulgenud. Ja nüüd on eksperdid kindlad, et operatsioon, mille Donald Trump käskis läbi viia, võib lõpuks viia uue sõjani. Asi on selles, et see on siiski protsessi algus, mis võib viia vastasseisuni iraanlastega. Ja see näiliselt humanitaarmissioon Trumpilt osapoolte vabastamiseks. Tähendab, et kui iraanlased siiski midagi ette võtavad ja nad juba teevad seda, siis nad jäävadki pahadeks. Ja USA'l tekib taas seaduslik õigus tegutseda. Pealegi ei pea Trump isegi kongressilt luba küsima, sest nagu te teate, lõpetas ta 1. mai eelõhtul ametlikud sõja Iraani vastu. Nüüd võib ta alustada uut sõda ja seda veel 60 päeva pidada. Teatatakse, et USA mereväe keskjuhtimise ülem admiral Brad Cooper esitas neljapäeval Trumpile veelgi ambitsioonikama plaani mereväe laevade väina kaudu läbiviimiseks. Aga teisest küljest ähvardas Ibrahim Azizi, Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomitee esimees, Trumpi tegude eest vastumeetmetega. Järgneb tema tsitaat. Tähelepanu, igasugust USA sekkumist uude Hormuzi väina merekorda käsitletakse relvarahu režiimi rikkumisena. Hormuzi väina ja Pärsia lahte ei hakata juhtima absurdsete reeglite järgi. Ja lõpuks teatasid Iraani relvajõud esmaspäeval, et USA agressiivsed tegevused ainult raskendavad praegust olukorda ja seavad ohtu laevade turvalisuse Pärsia lahes. See oli tsitaat. Avalduses kutsuti kõiki kaubalaevu ja tankerid üles hoiduma väina läbimisest ilma kooskõlastuseta Iraani sõjaväega. On juba teada, et iraanlased ründasid vähemalt 22 kaubalaeva, ühte Araabia Ühendemiraatide naftatankerit ja veel üht tankerit, millest teatasid britid. Samuti on teada, et rünnati üht Ameerika sõjalaeva ning vähemalt 4 raketti on juba lennanud Araabia Ühendemiraatide suunas. Nagu ütles üks Valge Maja ametnik Trumpi plaani kohta, tsiteerin, kas me näeme peagi reaalseid võimalusi saavutatava kokkuleppe jaoks või ta kaotab selle ja hävitab selle täielikult. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!